kuidagi oleme me ka praegu jõudnud Eestis olukorda, kus on mõnikord põhjust tunda vabaduse pärast oma mõttekaaslastega koguneda ja seisukohti välja öelda, ilma et me peaks kartma solvanguid ja ähvardusi, häälekamatelt hea küll, seda veel, aga võimukamatelt, see on eriti halb. Ja mul on hästi hea meel, et tänaste tunnustatavate seas on neid, kes sellistele katsetele on selgelt vastu astunud. Mis ühiskond see on, kus mõni ühiskonnagrupp peab olema põranda all? Nagu te näete, siis on teist tohutu jõud ja on see võlujõud, sõnajõud, teojõud või tahtejõud. Vahet ei ole, kõik need jõud on summeeruvad ja kokku saab sellest üks parem Eesti. Aitäh! Mina arvasin ka varem, et miks seda tunnustamist vaja on, et inimesed tulevad kokku ja plaksutavad ja suruvad kätte ja siis lähevad laiali, aga nüüd, kui sa oled ise tunnustuse saaja, siis ma saan väga hästi aru, miks seda vaja et see ikkagi kuidagi tekitab sellise tagasivaatamise momendi. See moment nagu tekitab, et ma tegingi selle midagi ära, ma tegin midagi ja veel tegin hästi ära, et mitte lihtsalt ma tegin ära, nii et see tunnustus annab sellise ägeda ärategemise tunde ka, et ma sain hakkama ja meie meeskond sai sellega hakkama. On võimalik oma elu palju huvitavamaks teha, kui sa lähed kuskile väljaspool kooli, kui sa teed vabatahtlikku tööd. Mulle alati meeldib see annab lisavõimalust jääda ise nooreks. Selle jaoks, et korra aastas tulla kokku ja suruda kätt nendel headel inimestel, kes teevad neid asju, et see on hästi suur motivatsioonipuhang, mis sellega kindlasti kaasneb. Et keegi ei mõtle just, et ma tahan seda tunnustust saada, ma teen selle pärast, vaid kõik teevadki suure armastuse ja hoolega oma ettevõtmise, oma tööd ja sellega nad teevad selle austuse ja see ka kindlasti innustab neid. Sellepärast, et need asjad nii-öelda sa näed, et neid lahendusi ja need tehtuks saaks, et sa ei lükka seda kellegi teisele, et sa teed selle ise ära.